Põhijooaja võtan kokku niimoodi, et me oma eesmärgid täitsime, mis on kahtlemata oluline ja tähtis, et eesmärgiks me seadsime põhijooajal, et meil oleks võiduprotsent suurem kui eelmisel aastal. Seda me saavutasime ja teine eesmärk oli põhijooajal edastada turniiritabelis rohkemaid võistkondi kui eelmine aasta. Et seda nii siis Eesti-Läti ühisliiga tabelis kui ka Eesti meistrivõistluste tabelis. Ja seda me siis samuti tegime ja olime siis paremad turniiritabelis või eespool 2 Läti võistkonnast ja 2 Eesti võistkonnast. Et eesmärgid selles mõttes täidetud, oleme väga rahul sellega. Kindlasti oleks saanud paremini ja mingid mängud kripeldavad, aga see on ka nagu arenguprotsess, et need asjad lihtsalt tihti kahjuks ei käi ja kindlasti teisest küljest võib-olla need kaotused, mis kripeldavad, olid võib-olla ka head õppetunnid selleks, et ikkagi oma eesmärgid täita, et kaotustest õpitakse ja seda me kindlasti tegime. Üllatusi, nagu ma ütlesin, kripeldame häid mõned mängud, aga see on niisugune väike kripeldus, mida midagi erilist. Midagi eriti üllatavat ei olnud sellel hooajal ja head meelt teebki see, et need eesmärgid saime täidetud. Ja suur osa selles, et me oma need eesmärgid täitsime, on kahtlemata see, et meil on väga hea töömeeleolu võistkonnas, et kõik tõesti tahavad tööd teha ja anda endast maksimumi nii jõusaalis ja jooksurajal Askoga kui ka korvpallisaalis, et selline füüsiline pingutamise mõttes ja selles osas on võib-olla isegi kõige töökam võistkond, kes siin Est-Läti liiga ajaloos, keda mina juhendanud olen, et väga tublid selles osas. No, meil on plaan on treeneritega paika pandud niimoodi, et me nüüd esimene nädal pärast põhijooaja lõppu tegime natuke kergema nädala, andsime rohkem vabu päevi, samas need treenipäevad, kui me tegime, olid suhteliselt rasked ja rohkem sellisele üldkehalisele ettevalmistusele ja sellisele põhjale korvpalli mõttes nagu fundamentaalsetele asjadele panime pigem rõhku. Nüüd sellel nädalal, jooksval nädalal, siis teine nädal selles siis tsüklis kuni veerandfinaalide alguseni on kõige raskem nädal praegu käimas, et siin on nii üldkehalise ettevalmistuse ja kehalise ettevalmistuse osa kui ka korvpalli osa päris suur, et maht on suur ja proovime intensiivsust ka üleval hoida. Ja peamine teema oleme praegu ja tegeleme on ikkagi nagu kaitsemänguga, et kuna tunneme vastast hästi, siis tahame kahtlemata nagu oma kaitset just paremaks alguses saada ja pärastpoole siis vahetult enne mängu läheme rohkem ka rünnaku peale, et no, mis see põhirõhk on ikkagi individuaalne ja meeskondlik kaitse, võib-olla on teisi elemente ka, aga see on võib-olla kõige olulisem, millele me tähelepanu pöörame.